ja meil on Sotsiaalkindlustusametist perelepituse esindaja. Palun, Katri. Ja tere! Väike sumin peale pausi on täitsa asjakohane veel, aga vaikselt siis peale tegelikult eelmist ka elavat esitlust ja hilisemat arutelu võtan üle. Räägin natuke ka sisust ja statistikast, nagu eelmine esineja välja tõi. Ja tegelikult siis räägin riiklikust perelepitusteenusest ja just nimelt selle positiivsest mõjust ja vanemlussuhte toetamisest. Ja nagu öeldud, siis tegelikult tulen Sotsiaalkindlustusametist ja tänasel päeval Sotsiaalkindlustusametis on selline tore osakond, mida te kindlasti kõik teate, on laste heaolu osakond, kuhu alla kuulub siis ka vanemluse toetamise talitus. Eelmisest aastast on see loodud struktuuri ja tegelikult kuhu alla siis kuulub perelepituse tiim, kus on siis tänase seisuga 10 liiget. Ja riiklik perelepitusteenus siis oma olemuselt tegelikult nagu välja toodud on ka ja nagu kindlasti teie juba sisu poolest seda teate, et selle teenuse eesmärk ja ta on ellu kutsutud just nimelt selle eesmärgiga, et toetada vanemlussuhet, lapsevanemate kokkuleppeid, tuua kohtusüsteemist lapsevanemad ära, ennetavalt toetada vanemlust ja viia vanemad sinna tasandile, et nad mõtlevad laste osas kokkulepete sõlmimisele, kui neil on plaanis lahkuminek või on juba lahku läinud. Ja väga ilusalt ja laialt öeldes siis tõesti teenuse peamised eesmärgid on lapse heaolu ja turvalisuse tagamine, lapsevanemate vanemlussuhte toetamine, vaidluste lahendamine kokkulepete teel, seeläbi pingete ja vaenu vähendamine. Ja tegelikult, kuna teenus on loodud ja ellu kutsutud ka kohtute käepikendusena, et just nimelt neid vaidlevaid vanemaid ära tuua. Ja üks siis oluline aspekt teenuse juures on see, et ta on oluliselt kiirem ja paindlikum lahendus võrreldes kohtumenetlusega. Et nagu eelmine esineja ka välja tõi, et siis tegelikult kohtumenetlus on pikk protsess, ta on kulukas protsess mõlemale osapoolele ja ta on tegelikult ka väga kurnav kõikidele osapooltele. Ja et natukene seda raami veel siis avada, siis tegelikult riiklik perelepitusteenus on töös olnud alates 1. september 2022. See on küllaltki uus teenus ja tänasel päeval siis keskselt koordineerib seda Sotsiaalkindlustusamet ja tänasel hetkel on meil 24 välist teenusosutajat, kes on siis riiklikku perelepitajad ja tegelikult veel lisaks 2 Sotsiaalkindlustusameti teenistujat, kes on siis Sotsiaalkindlustusameti töötajad, perelepitajad, et me praegusel hetkel piloteerime ka sellist versiooni. Ja rohkem kui 3+ siis aastat teenus on töös olnud ja selle aja jooksul on ligi 3000 lepitusmenetlust toimunud ja üks siis menetlus tähendab seda, et sellega on seotud olnud 2 lapsevanemat ja siis nende ühised lapsed või laps. Ja nagu ma enne välja tõin, siis perelepitusteenus tänasel hetkel on oluliselt kiirem lahendus kui kohtumenetlus, et praegu keskmiselt 4-5 kohtumisega 3 kuu jooksul lapsevanemad siis teenusel on ja see keskmine statistika. Ja siis ka meie tänast tööd reguleerivad erinevad seadused ja määrused, aga tõesti meie teenuse eripära on ka see, et meil on oma seadus, riiklik perelepitusteenuse seadus, mis jõustus samuti 1. september 2022 ja mille raames me siis igapäevaselt ka toimetame. Ja nagu eelnevad esinejad tegelikult välja ka tõid, et siis igasugune nii-öelda lahutus või paarisuhte lõppemine on kriis. See on aeg, kus inimesed ei suuda ratsionaalseid otsuseid vastu võtta, aga ometi see on aeg, kus tegelikult tihtipeale lapsevanemad peavad otsustama laste elukorralduse üle. Ja sellisel hetkel seda teha ja paluda neilt seda nii-öelda adekvaatset otsustamist on tihtipeale väga keeruline. Ja siin nagu riigina on meil ka väga oluline mõelda just selle peale, et kuidas me saame appi tulla nendele vanematele, kuidas me saame sotsiaalsüsteemina neid toetada sellel hetkel ja üks tänasel hetkel võimalik meede on tõesti siis riiklik perelepitusteenus, kuhu lapsevanemad saavad siis tulla ka tegelikult oma taotlust esitades või siis teise versioonile läbi kohtu. Ja siin ma toon välja ka meie ühe perelepitaja kirjelduse perelepitusprotsessist ja see
Perelepitus kui selline ta on raamide mõttes kokkulepete sõlmimine, selle tulemina formuleerib vanemuskokkulepe, mis on ka tegelikult õigusliku jõuga täitedokument, aga tegelikult perelepitus on mitmetasandiline protsess. Perelepitajad igapäevaselt tegelevad ka emotsioonide reguleerimisega ja protsessis nad tegelikult tegelevad ka sellega, et inimesed, kellel on olnud paarisuhe või abielu, selle katkemine ja lõppemine on leid, seal taga on valu, seal on hirmu ja teenusel nad tegelikult õpivad uuesti suhtlema uues rollis, mis on siis lihtsalt lapsevanema roll. Kui eelnevalt nad olid koos ja lapsevanemad, siis tegelikult nüüd nad on eraldi vanemad. Ja see on hästi oluline teenuse vaates ka, millega perelepitajad tegelevad, on see, et need lapsevanemad peavad õppima üksteist uuesti usaldama. Nad peavad õppima usaldama selliselt, et kui laps viibib teise vanema juures, et ta saab aru, et teine vanem vastutab sel hetkel ja on usaldusväärne. Ja just nimelt nagu korduvalt tänase päeva jooksul ka läbi käis, et paarisuhe ja abielu võib lõppeda, mis on ka tänapäeva maailmas tegelikult täiesti normaalne ja see ei ole puue, kui lõppeb mingisugune kooselu, aga just nimelt, et oluline on aru saada nende lõppemiste juures, et tegelikult vanemussuhe jätkub ja emaks ja isaks nad jäävad elupäevade lõpuni. Ja nagu ma enne välja tõin ka perelepitusteenuse, siis ametlikud tulemused on üks siis vanemuskokkulepe ja teine siis edutuse tõend. Ja vanemuskokkulepe tõesti tänasel hetkel, mis meie teenusega nagu eriliseks teeb, on seesama, et miks tulla teenusele ja mitte minna kohtusse, on see, et tegelikult nad saavad sama õigusliku jõuga dokumendi, mida osad lapsevanemad väga vajavad selle kindlustunde tekitamiseks. Ja tegelikult selle nii-öelda õigusliku jõu sellel dokumendil annab siis just nimelt Sotsiaalkindlustusameti kinnitus. Küll aga tegelikult tänasel hetkel selle kokkuleppesse lähevad ikkagi lapsevanemate endi kokkulepped. Nad ise juhivad protsessi selles mõttes, et nad annavad sellele sisu. Perelepitaja on seal neutraalne osapool, aga tegelikult need kokkulepped on nende enda teha. Perelepitaja suunab, annab nõu mingis osas ja tegelikult hoiab fookuses pidevalt lapse või laste huve, kes seal perel siis on. Ja perelepituse teenuse raames ka tänasel hetkel peaaegu enamus siis juhtumite puhul lapsed on kaasatud protsessi. Laste ärakuulamine toimub perelepitajate poolt, kes on selleks siis vastavalt ka koolitatud ja nende asi on siis terve protsessi vältel hoida lapse sõnumit, lapse häält, lapse parimat huvi siis nende kokkulepete keskmes. Ja meil on tegelikult ka lepitajad välja toonud seda, et tihtipeale peale lapse kaasamisprotsessi, kui nad viivad lapse sõnumi vanemateni, siis see on väga suur muutus, mis protsessis toimub. Sest tihtipeale vanemad kas ei oska suhelda, ei taha suhelda, sest nad arvavad, et nad kahjustavad, kui nad räägivad sellest lahkumineku protsessis lapsega. Et tegelikult need laste sõnumid on hästi suure kaaluga selle protsessi ja kokkuleppe sõlmimisel. Ja tänasel hetkel kokkuleppe teemad on siis erinevad ja me oleme ka nüüd kohandanud enda siis seda kokkuleppe vormi selliselt, et vanematel, kui nad ka näiteks aastate hiljem seda kokkulepet jälgivad ja vaatavad, et nad saavad aru, mis on täidetav osa, et kohtutäiturid ja kohtunikud ka ikkagi selgelt edaspidi, kui peaks minema täitemenetlusse protsess, et siis saavad aru, mis on täidetav osa sellest kokkuleppest, et see oleks selles mõttes selge. Küll aga meil on ka tegelikult tänasel hetkel statistikasse jooksev eraldi selline osa, mis seaduses ei ole, on see, et nii-öelda ametlikult nad lõpevad küll edutuse tõendiga, aga tegelikult need on mitteametlikud kokkulepped. Et meil on tänasel hetkel ka kokkuleppeid omajagu, mida Sotsiaalkindlustusamet ei kinnita, sest see ei ole täidetav, aga vanemad on jõudnud kokkuleppeni protsessis, vanemussuhe on saanud toetatud selliselt, et nad ei vaja seda täitedokumendina, et nad toimetavad selle kokkuleppe alusel, aga tegelikkuses nad seda ei vaja. Ja mis on võib-olla eripära ja oluline teada, on see, et tänasel hetkel tõesti, kui vanemad lähevad avaldusega, suhtluskorra avaldusega, hooldusõiguse avaldusega ja ka tegelikult elatise puhul, siis kohtusse siis tegelikult kohtupraktika tänasel hetkel on selline, et kohtunikud suunavad nad siis perelepitusteenusele, peatades siis endapoolse menetluse. Ja hooldusõiguse teemade puhul tõesti on nii, et kui lapsevanemad ise taotluse esitavad,
siis hooldusõiguse küsimust nad meie juures nii-öelda kokku leppida ametlikult ei saa, et hooldusõiguse küsimustes kokkulepete sõlmimine tuleb ainult läbi kohtuavaldusega. Kui vanemad soovid lihtsalt suhtluskorras kokku leppida ja ülalpidamise, sealhulgas elatise osas, siis lapsevanemad saavad ka esitada iseseisvalt taotluse ja me saame tegelikult teenusele juba suunata. Ja mis on võib-olla oluline ka teada võib-olla meie praktikast on see, et nagu kohtunik ka eelnemises esitluses välja tõi, et tihtipeale need vanemad ei saa ise ka aru, mida nad taotlevad, mida nad sinna avaldusse panevad, mis teemadega nad soovivad tulla, sest tihtipeale see sisuprotsessis väga palju muud kui see, mis on nende esialgne soov olnud. Ja tänased siis mõõdikud ja statistika, need on need käega katsutavad numbrilised mõõdikud, mida me siis tegelikult täna vaatame. Küll aga, mis on hästi oluline teada, et meil eelmine aasta valmis ka teenuse tulemuslikkusuuring, kus siis tegelikult Tartu Ülikool kirjeldas väga hästi ka selliseid mõõdikuid, mida on väga raske mõõta, just nimelt see vanemlussuhte toetamine, protsessis vanemlussuhte paranemine, vanemate koostöö saavutamine, et tegelikult sellised väga olulised teenuse siis sisuosad, aga neid on raske mõõta ja hinnata. Aga jah, et eelmisel aastal siis näiteks tõesti teenusega oli seotud 1710 last ja 2178 lapsevanemat. Ja tegelikult ma võib-olla siia slaidile ei panda, aga tegelikult tõesti, et meil on tänasel hetkel praktika selline, et kui vanem avaldab, et on esinenud vägivalda ja ka kohtust tulles see võib olla nii, siis meie peaspetsialistid teevad eelhindamist. Meil on täna ligipääs ohvriabisüsteemile, KOV-ide menetlustele ja nad teevad seda eelhindamist koostöös näiteks ohvriabitöötajaga just sellest vaates, et need vanemad oleksid toetatud selles protsessis, et see tasakaal oleks seal paigas ja tänasel hetkel ka meil erinevad erijuhtumid töösse lähevad, neid on statistiliselt umbes 39 kuni 41% siis aasta lõikes juhtumitest. Ja mis on siis võib-olla ka oluline, mida rahvusvahelised erinevad uuringud on kinnitanud, sealhulgas tegelikult 25-aastane uuring, mis oli väga-väga pikaaegne, on see, et last ei traumeeri niivõrd lahutus ise, kuivõrd tõesti vanemate vaheline krooniline konflikt. See tähendab seda, et tegelikkuses see lahkumine ise ei pruugi olla pikaaegne trauma või traumeeriv kogemus lapsele, kui tegelikult vanemad on koostöös ja tänasel hetkel ka, mis meie perelepitajad praktikast on välja toonud, on ikkagi kõige levinumad ja lapsi traumeerivamad tegevused, mida vanemad siis teevad. Ja kui nad ka meile teenusele jõuavad, on seesama, et see lapse kasutamine kullerina sõnumite edastamiseks, mida lapsed ise ka ärakuulamise protokollides on välja toonud, et panin siia ka tsitaadid meie ärakuulamiste protokollidest, kus lapsed ise on väljendanud neid olukordi. Näiteks, et 15-aastane laps on öelnud, et vanemate ainus puutepunkt on siis, kui isa toob meid ära. Ema ja isa suhtlevad omavahel halvasti ja minu kaudu ja nad hoiavad saladusi. See pidev info vahendamine kurnas mind väga ära. Ma ei soovi, et suhtlus käiks läbi minu. Lapsed saavad väga hästi aru sellest kolmnurgast ja tegelikult see ei tohiks nii olla. Samamoodi näiteks vastutuse veeretamine lapsele. Et näiteks 11-aastane laps on väljendanud, et mul on tunne, nagu ma peaksin valima vanemate vahel ja seda ma ei taha. Ja seesama, et laste muutmine kättemaksuvahendiks või uute partneritega konkureerimiseks. Et näiteks üks 16-aastane on välja toonud, et ta sooviks, et isa ka temaga selliseid tegevusi teeks, nagu oma uued tüdruksõbrad. Hästi sellised inimlikud ja lihtsad tegelikult soovid. Ja ühte perelepitajat tsiteerides, et tegelikult mis perelepitusprotsessis toimub selleks, et need vanemad koostööle suunata, on see, et ta tegelikult tegeleb nende emotsioonide reguleerimisega. See ei ole teraapiline protsess, et meie perelepitajad ei ole terapeudid, enamus neist, et osadel see taust küll on, aga selles mõttes, et see ei tähenda seda, et nad ei tegeleks emotsioonide reguleerimisega, lapse huvi esikohale seadmisega ja tegelikult justkui selle paarisuhte lõpetamisega, sest tegelikult vahel on nii, et vanemad on juba aastaid lahus, see konflikt on õhus ja tegelikult on ju lõpetamata paarisuhe siiski jätkuvalt teema, ehk nad tegelikult tegelevad ka selle paarisuhte justkui kokkupakkimisega selleks, et see vanemussuhe saaks
siis koostööle saada. Ja lapsevanemate tagasiside ka teenusele, et mõned nopped lihtsalt, et tänasel hetkel me tõesti näeme seda, et meie perelepitajad teevad väga-väga head ja sisulist tööd ja lapsevanemad ka on samamoodi toonud enda kogemusi erineval moel välja, ja muidugi see ei tähendaks seda, et me ei ole sinisilmsed ja me saame aru, et väga kõrge konfliktiga lapsevanemad, kes on näiteks kohtust tulnud, neid on väga keeruline ka perelepitajal koostööle saada, sellepärast et nad juba eos tulevad sooviga võita ja sealt, et mida perelepitaja teha saab tänasel hetkel, mida nad teevad ka, et nad väga hästi selgitavad kohtumenetlus versus siis lepitusmenetlus, et mis on see võit, kuidas see last kui palju rohkem toetab, kuidas me saame protsessis läbi rääkida, et kohtumenetluses ikkagi kohtunik otsustab ja kõik see pool, et vanemad ise on oma laste osas eksperdid ja teavad tegelikult kõige paremini, mis nende lapsele on hea ja milline suhtlusgraafik võiks näiteks toimida. Ja 3 sõnumit, mida perelepitajad viivad siis ka lapsevanemateni just nimelt, et see protsess koostööle viia. Lisaks sellele, et peale laste kaasamist nad lapse sõnumit edastavad siis vanematele ja tegelikult lapse soove sealhulgas, et just seesama, et mis on oluline, et lapsel peab olema õigus armastada mõlemat vanemat ja nende kõrge konfliktiga siis lapsevanemate puhul on see tunnetus lastel hästi suur, et nad peavad valima ja ükski laps ei peaks valima oma vanemate vahel, ta armastab neid võrdselt. Ja mis on hästi oluline, mida tegelikult ka ennem kohtunik välja tõi lapse parima huvi siis vaates on just nimelt see, et tuleb luua ettearvatavust, et see stabiilsus, see turvatunne, lapsed ise on ka oma ärakuulamise protokollidest välja toonud, et ma tahan teada, kuhu ma liigun. Ma tahan teada, millal ma näen teist vanemat, et selline stabiilsus tegelikult on hästi oluline laste jaoks. See võtab seda ärevust maha ja tegelikult ka vanematel endal, et ka näiteks erinevate erijuhtumite vaates, kus vanematel on olnud selline keeruline taust, kus me räägime tegelikult ka perevägivallast, et siis see stabiilsus on hästi oluline ka sellele ohvri poolele. Ta teab, millal näiteks laps liigub, kes seda üle annab, et selline turvaline, kindel kokkulepe on tegelikult ka teda väga toetav selles lahutusjärgses protsessis ja selles ärevuses. Ja tegelikult seesama, et oluline investeerida ikkagi ühisesse vanemlusse, ja mitte võitu ja nagu ma ennem välja ka tõin, et meie perelepitajad ka väga nagu usinalt just nimelt toovad välja seda lepitusmenetlus versus siis kohtumenetlus just selles vaates, et kohtumenetlused on pikad, need on kurnavad, nad on rahaliselt kulukad ja seal alati keegi jääb kaotajaks ja tihtipeale see on laps. Et just nimelt, et seda poolt nad nagu usinalt selgitavad. Ja siin ka tegelikult ühe perelepitaja tsitaat, et perelepitus on võimalus tulla kriisist välja väärikalt. See on võimalus näidata oma lapsele õiget mudelit sellest, kuidas täiskasvanud saavad lahendada kõige valusamaid konflikte läbi dialoogi, austuse ja hoolimise tuleviku suhtes. Ja nagu terapeut ka hommikul välja tõi, et tegelikult see, et 8. eluaastaks on, kui palju kordi on inimene kogenud konflikti olukordi, et see on seesama viis, kuidas tegelikult mudeldada lastele seda koostööd ja kokkuleppeid, et see on väga-väga oluline. Ja siin ka võib-olla mõned sellised protokollide sisud lastelt, et sellised positiivsed, mida tegelikult lapsed tahavad. Ja nad on nii targad ja tihtipeale seal konflikti kolmnurgas, nad on kõige ratsionaalsemad, justkui kainemad, mõistlikumad osapoole vaates, et nad tõesti saavad väga hästi aru, mis vanemate vahel toimub, sealhulgas näiteks eelkooliealised lapsed. Seesama see vaikimine, nad tajuvad seda viha ja tegelikult kui palju lapsed väljendavad seda, et nad lihtsalt tahaksid, et vanemad omavahel suhtlevad. Nad lihtsalt tahavad, et vanemad saaksid läbi. Nad ei taha, muidugi iga laps tahaks, et tema vanemad elavad koos, aga see tihtipeale ei ole see, mida nad väljendavad näiteks lepituse protsessis. Nad lihtsalt ütlevad, et vanemad võiksid läbi saada, nad võiksid kokku leppida, sest nad on näinud seda konflikti kõrvalt. Ja just nimelt näiteks üks 9-aastane tõi välja ka, et ma ei kurvasta sellepärast, et nad ei ela koos.
ma lihtsalt tahaks, et nad omavahel nagu läbi saaksid. Ja see on juba väga, väga olulised teemad, mida tegelikult, mis toovad neid vanemaid koostööle ka, on see, kui need lapsed tegelikult nii ausalt väljendavad seda, mida nad soovivad, mida nad tunnevad, mida nad arvavad. Ja ma arvan, sellisel juhul, kui need vanemad juba mingis osas teevad koostööd ja mingid kokkulepped saavutavad, siis me saame öelda, et meie teenus on olnud edukas. Et see ongi see eesmärk, et neid lapsi toetada läbi selle, et vanemad teevad koostööd. Vot. Aitäh ja kes rohkem infot tahab, siis meil on ka perelepituse kodus. Et meil on perelepituse siis rubriik Sotsiaalkindlustusameti kodulehel, kus on erinevad taotluse vormid kui ka tegelikult siis erinevad teavikud, kes tahab siis vanematele printida infoks.